Pistokstega paljundamine on üks vegetatiivne paljundusviis ja seda on paras teha hilissügisel. Täna hakkame paljundama musta sõstart ja mul on valmis toodud siin materjal, millest võib pistoksi lõigata. See on nüüd kotiistik ja ka siit võib oksi lõigata, aga tavaliselt võetakse emataimelt kasvavalt põõsalt istandikust. Pistokste lõikamiseks sobivad üheaastased oksad. See siin on üheaastane osa ja see sobib väga hästi pistoksaks. Samamoodi on üheaastane osa ka siin kõrgemal, kus on taim hargnenud. Ja kui on vaja paljundusmaterjali rohkem, siis võib kasutada ka neid oksi, mis on küll natukene peenemad, aga väga hästi sobivad. Kui emataime küljest lahti lõigata, siis emataimele võiks jätta natukene pungi, et ei lõika mitte päris maapinna lähedalt, vaid jäetakse siin 2-3 punga, millest järgmisel aastal kasvavad uued asenduspõrsed, mis siis hiljem sobivad ka pistokste lõikamiseks. Kui nüüd külgoksa valida, siis külgoksast võtaksin ühe sellise jämedama, võib-olla siit ladvast. Näiteks see üheaastane osa sobiks pistoksa lõikamiseks. Siit ma saan vähe materjali. Mul on varutud aiast piisav kogus, et valmistada pistoksi ja need oksad säilitatakse nii, et nad ei närtsiks. Selleks on mulle siia kotti pandud. Pistoksaks sobib oksa jämedam osa. Sellepärast alustan siis kõige jämedamatest okstest ja alustatakse alt lõikamist. Esimene lõige tuleb punga alt natukene kaldu lõigata. Siin on pung ja selle alt natukene kaldu. Veel üks oluline asi, mida peab vaatama, et pistoksale jääks 3 punga. 1, 2, 3 punga. Ja ülemine lõige tehakse pungast umbes sentimeeter kõrgemalt risti oksaga. Alumine läks kaldu, ülemine läheb risti. Rohkem võib pungi olla, aga vähem ei ole soovitav. Järgmine pistoks, alumine lõige natukene kaldu punga alt, pikkuseks 15 sentimeetrit ja ülemine lõige risti kõrgemalt. See osa on nüüd väga peenikene, et on halvasti puitunud ja kui kevadel lõigata sellest, siis võivad olla siin ka külmakahjustused. Aga kui nüüd materjali on vähe ja tegemist on musta sõstraga, et siis lähevad ka sellised peenemad rahuldavalt kasvama, et siis võib ikkagi lõigata ka sellest. Mustal sõstral võib lõigata pistoksaga väga lihtsalt, kus vaadatakse ainult oksa pikkust ja kõik oksad lõigatakse ühe pikkuseks. Lihtsalt üldse pungi vaatamata ja järgmine punt. Seda võib teha ka kirvega või saega ja siit järgmine peenikesed kukuvad maha ja sobib. Ja nüüd on siis mahapanekul mure ainult, et õiget pidi mulda saaks, turba sisse saaks. Pistoksi võib maha panna avamaale, aga võib ka katmikalale panna. Ja minul on siin ette valmistatud üks kassett, kuhu sobivad pistoksad, sest see on selline sügavam kassett ja minu 15 sentimeetrised pistoksad mahuvad siia väga hästi. Teine variant on kast, kus on augud põhjas ja siia kasti saab panna siis natukene rohkem pistoksi tihedamalt. Kui avamaale pannakse pistoksad, siis nad kasvavad seal 2 aastat ja saadakse paljasjuurdne istik. Kui kassetti või kasti, siis võib neid kasvuhoones kasvatada ja hiljem siit istutada kotti või potti ja saab konteineristiku. Mahapanek toimub siis nii, et võtan pistoksa siis kätte ja surun ta mulla sisse, nii et ülemine pung ainult jääb maapinnaga ühele joonele ja kui kassett on nüüd sobiva pikkusega, siis mahub ta väga hästi. Juhul, kui nüüd pistoks on natukene pikem nagu siin, siis peab natuke rohkem välja jätma, sellepärast, et päris maa siia põhjani ei suruta, vaid jäetakse natukene nagu alt ruumi. Ja järgmine. Mustsõstal juurdub päris ruttu
ja valmis istiku me võime saada juba sama aasta sügiseks. Avamaale või kasti paneme natukene kaldu ja lükkame kuni siis üks puung jääb maapinnale. Vahed võivad olla 5–7 sentimeetrit, kui on hästi juurduvad, jäetakse suuremad vahed, kui on halvasti juurduvad taimed, siis pannakse veel vaheldumisi ilusam pistoks ja peenem pistoks, mis siis juurdub võib-olla natukene halvemini ja siis jälle jämedam ilu. Ülemine puung jääb ülespoole, et võrsel oleks hea kerge kohe üles kasvama hakata. Pistokste mahapanekut on oluline märkida ära ka liigi nimi ja sordi nimi. Täna me tegime musta sõstart Titania. Etiketile kirjutatakse ka kuupäev kirjutatakse üles ja liigi nimi ja sordi nimi ülevalt alla. Ja panen selle etiketi kasseti siia näoga taimede poole. Või kastis on vaja kindlasti nad läbi kasta ja vajadusel siis veel mitu korda.